on varjukülje avastamise töötuba ja igasugune töö, mis ma inimestega teen, ma alati hoian seda fookust, et see oleks hästi praktiline, nii et täna me ka püüame hästi praktiliselt teha, sellepärast ma tegin ka need töölehed, et kindlasti tehke märkmeid, kirjutage, siis te saate kõige maksimaalsema kasu. Ka selles mõttes, et kui teil on vaja hiljem seda kellegile teisene edasi õpetada või rääkida, siis te saate väärtust luua. Et see on hästi tähtis. Nii. No hakkamegi siis peale, ma ei teegi rohkem sissejuhatust. Võib-olla nii palju ainult teen. Enne ma rääkisin siin, et miks ma seda varjukülje asja, kuidas see sündis. Tegelikult minu elus varjukülje uurimise teema on olnud teadlikult sellest ajast, kui ma inimestega töötan. Sellepärast, et muud moodi ei saaks inimestega töötada, kui ma nende varju kardaksin või ignoreeriksin. Kui ma teeksin nendega tööd ainult, ma ei tea, nende mingite heade omadustega, siis ei saaks ju teraapiat teha, eks ju. Ja niimoodi ma siis olengi neid varjukülje teadmiseid kogunud peamiselt praktiliselt. Ma ei ole sattunud või ma ei ole leidnud mingit meeletult head kirjandust varjuküljest või inimese varju olemusest. Üks on, mida ma soovitan lugeda, tegelikult 2. Üks on Saatanat paljastades, Napoleon Hill, tohutult soovitan seda lugeda. Ja teine on Riina Gretjeli raamatust Vabanemise vägi ja seal on üks peatükk nüüd varjukülje valgustamine. Seal on üks peatükk sellest. Oota, mis see teine on? Vabanemise vägi, Riina Gretjel, nõrga Diego Gretjel. Ja ma olen mõistnud seda, kui tähtis teema see on meie ühiskonnas. Sellepärast, et kõik see, mis praegu on, ma arvan, te olete nõus, kõik see sõja teema, terendav majanduskriis, tervisekriis, igasugused kriise. Kõik see on sellepärast, et inimeste sisemine vari on olnud nii pikalt alla surutud ja ignoreeritud ja tunnistamata, eitatud, et nüüd see sisemine vari hakkab karjuma kollektiivsel tasandil. Ja ainuke lahendus on see, et me indiviidi tasandil teadvustame oma varju, leiame oma varju potentsiaali ja valgustame selle ära. Kohe räägime nendest valgustest ja varjudest ja kõigest sellest teemast. Et see on tõesti tähtis ja see on koht, kus igaüks saab võtta vastutuse selle eest, et isiklikul tasandil me saaksime luua unistuste elu ja terveneksid kõik igasugused teemad ära ja me leiaksime oma potentsiaali, sest kas see pole mitte see, miks iga inimene elab, ta tahab jõuda oma potentsiaalini, oma päris potentsiaalini ja õppida seda ka rakendama ja varjukülg on kindlasti siin see võti. Ja teisalt siis me saame võtta selle vastutuse, et kollektiivsel tasandil see ära terveneks ainult läbi oma varjukülje valgustamise. Mis see varjukülg siis on? Vari on, nimetatakse varjuks seda osa inimese psüühikast, mis on alla surutud, eitatud, kõik ebameeldivad tunded, kõik ebameeldivad isiksuse omadused, kõik negatiivsed, ma ei tea, hirmutavad mõtted, sõltuvused, ihad, fetišid, ma ei tea, fantaasiad, kõik, mis on selline häbiväärne või kuidagi tabu ja nii edasi. Kõik, mida me ei taha endale tunnistada, kõik see osa inimese psüühikast. Ja siis on see valguse osa inimese psüühikast. See kõik meeldib, positiivne, kerge, ilus. Jah, sellest me täna pikemalt ei räägi. Ja tegelikult tuuakse veel kolmandaks üks osa ka, milleks on pimedus. Ja pimedus on siis see nagu tühjus, täielik tühjus, kus pole mitte midagi. Ja pimedus võib tekitada natukene hirmu, või just niisugune tundmatus ja ebamugavust tekitada, aga tegelikult pimedus pole ei halb ega hea. Pimedus on lihtsalt see loomise alguse koht, tühjusest algab loomine. Kui sul on tühjus, täielik pimedus, siis sealt sa saad otsustada, mida sa lood, mis edasi saab, eks ju. Et pimedusest me ka täna rohkem ei räägi, täna keskendume varjule hästi tugevalt. Nii. Ma pean tooma klaasi vett, sest ma räägin nii palju, ükselt kohe tulen tagasi.
Nii. See vari on nii põnev teema, et oi, ma võikski jääda sellest rääkima. Muuseas, ma praegu kirjutan oma 3. raamatut varjuküljest. See tuleb nii hea. See tuleb väga hea. Nii, varjukülg, et mis see siis on? Ja millest kujuneb inimese isiklik varjukülg? Meil kõigil on see ju erinev, eks ju. See minu varjulugu. Mis on see varjulugu? Varjulugu on mineviku haavade ja läbielamiste käigus tekkinud lugu. Kahjustav, negatiivne, hävitav lugu, mis on meie alateaduses siis programmidena, uskumustena, mustritena. Kohe te saate aru, kuidas see ennast välja mängib või mis kuidas see tähendab, et siis varjulugu on ju. Ma pean natuke niimoodi pusletükki haaval rääkima. Kus me oma varjuküljega kõige rohkem kokku puutume, on näiteks unenäod. Kõik me ilmselt oleme näinud, ma ei tea, kuidas meid aetakse taga või kuidas kedagi ära tapetakse või mingid sellised õudsad, hirmsad unenäod, negatiivse tunde jätvad unenäod. Seal unenägudes kindlasti me kohtume oma varjuga, siis paarisuhted. Kõige parem koht, et oma varjuga kohtuda, sest et partner, osad naeratavad, sellepärast, et partner on kõige parem peegel meile varju peegeldama vastu. Kohe räägin ka, kuidas see ennast välja mängib. Siis oma varjuga me kohtume oma sisekõnes. Kõik negatiivne sisekõne näitab meile meie varju. Hirmud, kõik need negatiivsed tunded, eks ju, näitavad meie varju. Ja siis järgmine, see kõige parem koht, kus oma varju tuvastada, on need kohad, mis mind ärritavad. Kõik, mis sind ärritab, annab sulle märku sinu varjust. Ja see 3. küsimus siin paberi peal teil ongi, et mis mind ärritab samast soost sama vana inimese juures kõige rohkem. Kui te võtate ühiskonnas samast soost sama vana inimese ja mis sind ärritab tema juures. See on nagu väga hea, kuidas oma varju leida. Mille jaoks inimesele see vari antud on? Kui me räägime varjust ja valgusest, siis tegelikult need on üks ja see sama. See on nagu mingi filosoofiaklass. Need on tegelikult üks ja see sama loovjõud, mis avaldub ühest aspektist ja teisest aspektist. Selleks, et inimesele anda mingi kogemus, mille läbi ta praegu kõige maksimaalsemalt saaks kasu või õppetundi või väärtust või kasvamist. Et mõni inimene on valmis õppima läbi selle valguse kogemuse, mõnel inimesel on vaja varjukogemust. Aga see jõud, mis selle kogemuse annab, on ikka üks ja sama loovjõud. Ehk siis tegelikult varju ja valgus on üks ja sama, lihtsalt erinevad mündiküljed. Ilma selle kahe duaalsuseta me ei saaks kogeda iseennast, me ei saaks tajuda iseennast, me ei teaks, mis on minu piirid, mis on minu vajadused, mis on minu, ma ei tea, unistused, oskused ja nii edasi. No, me ei tajukski maailma ilma selle kahe äärmuse jõuta. Seega varju ja valgust on mõlemad tegelikult väga vaja. Teine asi, miks vari on inimestele antud, on sellepärast, et selles peitub väga tohutu potentsiaal ja kingitus. Ilma varjuta me, kohe toon näite ka, ilma varjuta inimene ei mõistaks, mis on see tema kõige suurem potentsiaal siin kehastumises. Sest vari paneb inimese proovile ja me ei saa mitte kunagi teada, kui tugev ma olen, kui ma ei proovi seda jõudu nii-öelda, saate aru, näiteks jõusaalis. Selleks, et sa saaks teada, kui rasket hantit sa jaksid tõsta, sa pead proovima seda raskust. Et elus on samamoodi. Väljakutsetes sa õpid oma jõudu tundma. Väljakutsetes sa näed, kui tugev sa tegelikult oled. Ehk siis see varjukülg ongi nagu sinu eksam või sinu see proovile panek või väljund oma jõu kogemiseks. Nii on kõige paremini öeldud. Varjukülg kui väljund oma jõu avastamiseks. Nii, ja kuna me juba räägime sellest varjukülje potentsiaalist, siis ma toongi mõned näited, et kuidas oma varjukülje
varjuküljest leida potentsiaali. Võtame näiteks mind ärritavad inimesed, kes on aeglased ja loivavad ringi ja jäävad igal pool ette ja ei saa oma asju ära tehtud ja on lihtsalt uimased kogu aeg. Kas siin on selliseid inimesi, keda ärritavad sellised aeglased inimesed? Okei. Nii, siis mis teie varjupotentsiaal on? Teie varjupotentsiaal on sügav mõõtmatu rahu ja aktsepteerimine ja just nimelt nagu rahulikult asjade ajamine, usaldamine ja kulgemine ja just see rahu, sisemine rahu on teie potentsiaal sellisel juhul. Nii, mis minu varjupotentsiaal on, kui mind ärritavad inimesed, kes karjuvad kõva häälega, alati teevad ennast nagu nähtavaks niisuguse domineeriva, agressiivse, jõulise olemisega ja tahavad üle minu domineerida ja mind ärritavad need inimesed. Ma hakkan lausa üle keha värisema, ma ei räägi endast, ma toon näite praegu. Ma hakkan lausa üle keha värisema ja ma poen peitu ja issand koju. Nii, mis siis minu potentsiaal on? Siis minu varjus peidab ennast äratamist vajav sõdalane, kes tahab ennast kehtestada. Minu potentsiaal on oma vajadusi kuuldavaks teha, minu potentsiaal on enda eest seista ja ennast kehtestada. See on siis see, mida see vari näitab mulle. Nii, mis näite me veel saaksime tuua? No näiteks ühes laagris oli, ma ei saagi seda vett juua, nii rääkida toos, et ühes laagris meil oli üks mees, kes ütles, et mis on minu varjupotentsiaal, kui mind ärritavad kassid? Kas teie olite seal laagris või? Ei olnud vist. See oli šamaani laager, mul tuleb näiteks. Mis minu varjupotentsiaal on, kui mind ärritavad kassid? Nii, siis ma hakkasin tal küsima edasi küsimusi, et mis siin nende kasside juures ärritab täpsemalt. No see, et nad tulevad sinna minu õue peale ja võõrad kassid ja siis, okei, aga mis siin selle juures ärritab, et need võõrad kassid sinna õue peale tulevad? No see, et nende omanikud ei võta vastutust. Kuhu me välja jõudsime? Ehk siis teda ärritab, kui inimesed ei võta vastutust. Nii. Ja siis me saime alles hakata vaatama tema potentsiaali, mis see varjus seal oli. Ja ma ei mäleta, mis ma talle siis ütlesin, aga ma võin praegu siin koha peal mõelda, et kui mind ärritab see, et teised inimesed ei võta vastutust, siis see näitab mulle, et minu varjus on midagi, milles ma ei võta vastutust. Midagi, mille eest ma põgenen, mingi vastutus, mille eest ma põgenen. Ja minu potentsiaal on siis enese usaldamine, enda vastu ausus. Kui ma ei võta vastutust, siis ma põgenen millegi eest, eks ju. Seega potentsiaalis on endale ausalt otsa vaatamine ja enda mitte reetmine. Ja. Sest et kui ma ei võta vastutust enda eest, siis ma reedan iseennast. See läks nüüd natuke keeruliseks. Ehk siis, kui te leiate oma selle ärritumise. Varjukülg on kõik see, mis on see tugev agressiivne reaktsioon või tugev negatiivne reaktsioon. See ei pea olema agressiivne, see võib olla väga tugev kurgus, väga tugev igatsus, mis sind hävitab, väga tugev enesehaletsus ja nii edasi. Et kõik need negatiivsed hävitavad emotsioonid, eks ju. Ja kui sa leiad nüüd oma selle varjukülje ülesse, siis tuleb küsida mõned küsimused nõks sügavamale. Et mis mind ikka selle juures ärritab või mis mulle nii väga haiget teeb või mis mind nii tugevalt igatsema paneb või kurvaks teeb või ennast haletsema paneb, et sa läheks nagu paar nõksu sügavamale ja siis sa leiad sealt selle varjukülje ja siis sa saad leida potentsiaali. Varjuküljega on kõige parem tööd teha nii, et te võtate endale hakata varjupäevikut pidama. Ma tulen selle varjupäeviku juurde kohe tagasi. Võtan paar sammu tagasi. Seda infot on peas nii palju, et vahel natukene mõte jookseb kiiremini, kui jõuan rääkida. Kuidas varjuküljega on kõige parem tööd teha, sellest ma tahtsin rääkida. Varjukülge saab ainult kogeda. Kui vari aktiveerub, siis teadlikkus kaob ära. See on see jama. Sellepärast see ongi varjukülg. Et see vari läheb nagu nii tugevaks, et sa ei suuda olla teadlik, tasakaalus, vaimne inimene ja seda asja ära lahendada, vaid sa lihtsalt lähedki hulluks selle varju kätte. Ükskõik, mis tunne see on. Ja sellepärast on võti just see, et sa lubad endal varju kogeda.
sest kui sa ei võitle oma varju vastu ja teadlikult lubad endal seda kogeda, siis sul teadlikkus säilib. Niipidi käib. Et siis sul teadlikkus säilib oma varjust ja sa saad selle varjuga midagi peale hakata. Ja eesmärk ei ole ainult muudkui olla teadlik ja siis mitte midagi selle teadlikkusega peale hakata, vaid eesmärk on läbi kogemuse kasvada. Ehk siis, kui sa koged selle varju läbi, siis sinu keha, sinu alateadvus ja sinu kõrgem mina õpivad midagi läbi selle kogemuse ja siis sa saad tuua selle teadvustasandile.